Paide linnapoliitikas on värske Paide linnapea kaasa löönud juba pikki aastaid, kuid linnapea amet on uuele linnapeale Aivar Tublile täiesti uus väljakutse. Kuivõrd lihtsalt see otsus teie jaoks tuli? Ega ta lihtsalt ei tulnud, selleks, et selle aeg oli väga vähe, ütleme, kui eelne istuv linnapea 13 andis vihje, 15 kinnitas läheb ära, siis minult nõuti juba 19. vastust. Ja see vastus tuli peale volikogu. Kui suur see väljakutse teie jaoks saab olema? See saab väga suur olema selleks, et kui ma valimistele tulin peale 4 aastat puhkus, siis minu eesmärk oligi, et toetada ja linnakodanikke, ütleme, mitte oma ambitsioonidest, ütleme. Et minul isiklik vajadus nagu puudus, aga nüüd ma olen jõudnud siia välja, et olen linnapea just äsja valiti ära. Uus linnapea saadi valitud suhteliselt üksmeelselt. Pean ausalt tunnistama, et kuna koalitsioonileppes on meil kirjas, et see linnapea kandidaat on Isamaa poolt, siis see puhtalt ikkagi Isamaa poolt välja pakutud inimeseks, nii et me väga palju siia vahele ei sekkunud ja usaldame nende pakkumist. Mina küll volikogu esimene tahan kõike teha selleks, et meil ei ole väga sellist opositsiooni ja koalitsiooni vastandumist, et ma arvan, et Paides praegu on selles mõttes hästi, aga opositsioon peab oma tööd tegema, see on selge. Uus Paide abilinnapea leiti Paidesse aga hoopis Mulgi vallast. Kindlasti see on minu jaoks suur väljakutse, et kuna ma enne olen siis Mulgi vallas juhtival positsioonil olnud 8 aastat ja olen panustanud Mulgi valla arengusse, siis hetkel on tegemist Paide linnaga. Et muidugi kõik omavalitsuse probleemid on igal pool suhteliselt ühesugused, aga väljakutsed ja kõik, mis on seotud arengutega siin Paide linnas, on minu jaoks tõsine väljakutse. Senine Paide linnapea Kaido Ivask on linnapea ametis olnud kokku 3 korda ning nüüdsest võib teda näha ametis hoopis Tartu linnavalitsuses, kus ta hakkab juhtima Tartu linnavalitsuse teedeteenistust. Kas on midagi, mis on jäänud veel hinge kripeldama, et pagan, selle oleks pidanud ka ära tegema? Teha on kindlasti palju ja ma siiralt loodan, et Paide linna kerkib huvihariduskeskus, huvitegevuskeskus. See on see, mis tooks lapsi rohkem huviharidusse, mis aitaks meil vältida tulevikus vaimse tervise probleeme ja siiralt loodan, et igal lapsel Paide linnas tekib see võimalus osaleda huviharidus ilma, et see tooks perele kaasa kulutusi. See on minu siiras soov. Mida siis endine linnapea arvab tulevasest linnapeast? Hetkel arvan positiivselt, et tegemist on ettevõtlustaustaga inimesega, ma arvan, kes mõistab finantsmaailma, teab, kuidas hoida seda kontrolli all. See peab olema number 1 ja teine on see, et peab olema soov siis linna arendada.